tere tulemast Eesti Noortekirjanduse lehele, mina olen Eva Roos ja tänases noortekirjanduse kevade intervjuude sarjas on meil külas Diana Leesalu. Tere. Tere, Diana. Kui ma sinuga ühendust võtsin, siis sa ütlesid, et sa ju ei ole enam kirjanik, et sa oled nüüd dramaturg ja lavastaja. Aga sinu No, minevikus algas kõik noortekirjandusest või raamatu kirjutamisest. seda küll ja eks ma ju tegelikult teatris kirjutan ka, aga nii palju vähem ja teistsuguseid tekste, et kuidagi tundus, jah, et see äh, romaanikirjaniku aeg oli üsna jupp aega tagasi. Kas sinu publik on ka muutunud, kuigi sinu žanr on nagu muutunud? No mingil määral kindlasti, jah, Et sa muidugi. kirjutad nüüd juba pigem nagu vanematele inimestele või siiski nagu noorematele? Ma ei tea, ega ma ei olegi vist selles mõttes kuidagi eristanud väga palju kirjutamise hetkel seda sihtgruppi, mis vanusegrupis nad on. Noh, eks ma loomulikult aimasin, et need romaanid pigem noorematele meeldivad, aga kui teatrit teha, siis võib-olla mõtled vähem, kui just päris väikestele lastele juhuslikult ei tee. Need žanrid on suhteliselt nagu erinevad, et noh, pealiskaudsel vaatamisel võib tunduda, et võib-olla näidend on nagu lihtsam vorm kui romaan, et romaanis on seal on hästi palju sellist kirjeldamist ja võib-olla dialoogi saab nagu vähem võtta. Näidend on justkui ainult nagu dialoog ja kõik muu teevad nii-öelda lavakujundaja ja kostümeerija. Aga vist ei ole nii, eks ju? Ma ise jah, võib-olla nii ei oska mõelda, et mõlemad on nii erinevad žanrid oma raskuste ja oma nii-öelda rõõmudega, et kui pead romaani kirjutades on sul vahendeid, nii-öelda töövahendeid rohkem kasutada, teatris on sul antavad olud palju kitsamad, siis pead mõtlema, kuidas sedasama, mida mit-, paljusõnaliselt öelda saaks proosavormis vormistada nii, et see teatrilaval elama hakkab. Nii et nad on väga erinevad žanrid, aga niimoodi, et üks lihtsam või teine raskem, ei oska ma vist ise mõelda. Aga kuidas sul see lavastajana on, sul on ikkagi niimoodi, et sa vaatad seda teksti ja see tekst hakkab kuidagi elama. Et kuidas sa selle elu sinna teksti paned või kuidas sa selle hinge sinna paned? Et noh, tekst on siiski tekst, et tekst hakkab toimima noh, lugeja vahendusel siiski või nagu. Ju siis väike kogemus on juba tekkinud, et aru saada, kas mulle endale isiklikult tundub, et see tekst laval ellu ärkab või mitte. Et seal on väga, väga häid indikaatoreid nii-öelda. Ma arvan, et vähegi kogenum teatritegija tunneb ära, kas näiteks dialoog on hea või kehvakene, kas seal on teine plaan sõnade taga, kas seal on sündmuseid, kas ta räägib teemal, mis meid endid, tegijaid ja publikut võiks puudutada, kas need tegelased, kes seal on, kas ma hakkan nende suhtes midagi tundma, empaatiat tundma. Sümpaatiat ei pea tundma, aga empaatiat peab iga tegelase vastu tundma. Ähm, aga mõeldes selle peale, et tegelikult augustis peaks olema selle noorte ja laste näidendite võistluse tähtaeg, äkki sa oskad nippe anda, missugune see näidend võiks olla, mis sobiks noortele või mis kõnetaks noori. Noh, ühelt poolt see ja teiselt poolt see, et sina kui dramaturg ja lavastaja, et mis seal on need nii-öelda kohustuslikud komponendid või mida peaks kindlasti vaatama, et seal on või et mida tuleks nagu välja võtta, et ei tuleks halb näidend, vaid tuleks hea näidend. Mm. Noortele ja lastele on natukene võib-olla erinevalt, ma ise mõtleks ja ega loomulikult mul ühtegi valemit ei ole. kui ma mõtlen laste peale, siis mulle tundub, et mina valiks teksti või tahaks kirjutada teksti, kus oleks hästi palju sellist seiklust, põnevust, samas väike õpetussõna siin-seal, aga peaasi, et nalja saaks. Kui nüüd teismeliste peale mõelda, siis mulle tundub, et üks kõige suurem viga, mis võib-olla tehakse, on see, et veidikene alahinnatakse teismelisi ja arvatakse, et nendega peab rääkima ainult nende enda keeles, selles mõttes, et nende päevapoliitilistest probleemidest ja nii edasi. seda kõike võib ju seal ka loomulikult sees olla, aga ma arvan, et selles vanuses inimesed tegelikult hoomavad maailma üsna sarnaselt juba täiskasvanutega, et ei pea neile kuidagi allahindlust tegema või arvama, et nendega peab millestki lihtsamast rääkima.
aga sa ütlesid huumorit lastele, kas sulle tundub, et tegelikult nagu huumorit on vähe üldse nagu lastekirjanduses, noortekirjanduses, näidendites? ma olen nagu kohanud pisut sellist eelarvamust ja see on niimoodi, et sõrme nagu peale panna ei saa, et kust kohast see tuleb või kes täpselt seda arvab, aga see on selline, mis nagu kuidagi on õhus. Et kui see on naljakas, siis see nagu nali või huumor nullib justkui selle sügavuse ära. ei ole ju nii, eks? ma loodan küll mitte, jah. ma arvan, et nali annab selle sügavusele just teravust juurde. Et nali on siis nagu kontrastiks või ta on nagu mingite probleemide leevendamiseks, et need ei oleks nii tugevad, mõlemad, mõlemad. mõlemad, absoluutselt. ja lisaks sellele nali lihtsalt leevendab ju kõike muud muret. inimesed paratamatult ja loomulikult tahavad kogu, et natukene selles veidras maailmas ja keerulistes olukordades, kus me praegu oleme, ikkagi oleks veits ikka pulli ka, et oleks tore elada. Mis sinu jaoks praegult nagu tundub, et on need teemad, mis noori võiksid kõnetada? Et kui võtta näiteks noh, kas või seesama näidendivõistlus, et mis võiksid olla need teemad, millel peaks kirjutama näidendit või võiks kirjutada näidendeid? Ma ei tea, kas ma oskan nii spetsiifiliseks minna, ega ma ei ole ise noortele viimasel ajal enam palju kirjutanud ja aga kui mõtelda üleüldse, mis meil siin praegu ühiskonnas toimuvad, ka need keerulised teemad, mida me kõik teame, et kas nendest ühel või teisel moel rääkida, et võib-olla mingisugust kartust, hirmu leevendada, aga mul on tunne, et see on samamoodi asi, mis ei puuduta ainult noori ja teismelisi, vaid meid kõiki. Mhm. Missugused kirjandusteosed sind ennast on puudutanud? Et võib-olla noh, kuna me räägime noortekirjandusest, et võib-olla siis sellel ajal, kui see oli sinu žanr, ma et arvan, et ikkagi konkurentsitult sellel ajal, kui ma ise olin noor ja oma esimesi kirjutamisi tegin, oli see klassika Salingeri Kuristik rukkis, see, mida ma lugesin ikka iga aasta mitu korda ja kuidagi see kirjutamise stilistika, ma arvan, mõjutas minu esimesi katsetusi üsna tugevasti. ja siis, kui natukene edasi, siis ja inglise keel rohkem suhu sai, siis ma lugesin palju Chuck Palahniuki teoseid, mis samamoodi, ma arvan, mind väga palju mõjutasid. eestlased vast teavad Fight Clubi, seda kaklusklubi kõige paremini, aga tema ka teised esimese või alguse perioodi teosed, mida ma väga ise ahmisin ja fännasin. Katsun meenutada neid, mõtlen, mis need peateemad seal olid. Et meile on nimetatud suhteid ja armastust, ma saan aru, et see on nagu rohkem tüdrukute teema. poistel vist on rohkem seiklus. mis sul olid, mis olid need teemad, mida sina otsisid kirjandusest? ega vist ma arvan, et ma väga konkreetselt ei otsinud niimoodi teemade kaupa midagi, aga eks alati, kui tekkis mingi äratundmishetk, et ma mõtlen ka nii või kui huvitavalt ta mõtleb. et need olid kõige lahedamad lugemiskogemused, et mulle väga meeldiski Palahniuk, sellepärast et ta tõesti oskas ülilahedasti mingisugust mõtet sõnastada. ja ma olin selline sõnade fänn, mulle meeldis lause, kui oli ägedalt mitmeplaaniline, kihvtilt, ootamatult sõnastatud, et ma arvan, selliselt sealt hakkas minu väike kirjanduse huvi pihta. et ühesõnaga, ma saan aru, et nagu žanrieelistust nii väga ei olnud, aga just see vaimukas tekst. oskad sa retsepti ei, anda? ei, ma ei ütleks, et vaimukas tekst tingimata see olema peab, mulle meeldis väga nutta ka, lugeda Kadri ja Kasuema ja nutta Patja, et see kõik käis ikkagi selle nooreks olemise juurde ka. ja ma päris väike olin, siis ma ahmisin vist seda kirjandust veel suurema hooga ja valimatult sisse, et kõik, mis seal lasteraamatukogus saada oli, kõik sarjad ma sealt läbi lugesin. kas sa oskad anda hea loo retsepti? Et kui sa oled nüüd näinud, ma saan aru, et lugemus on suur, ma näen palju raamatuid selja taga, et see on alati hea märk. alati need inimesed, kellel on kõvasti raamatuid, ma juba tean, et nad meeldivad mulle eos. et kas sa oskad anda
noh, lugejana ja kuna sa oled ka nüüd lavastaja ja dramaturg, sa tunned lugu nagu teiselt poolt ka, et kuidas seda nagu elama panna. et mis on need hea loo komponendid, mis võiksid igas loos olla, et ta oleks hea lugu, noh, sõltumata žanrist võib-olla. ja no kõigepealt see peab rääkima mingil teemal, mis kirjutajale endale on oluline ja kui see on temale oluline, siis on väga suur tõenäosus, et see saab oluliseks ka nendele, kes seda loevad. Siis kõige praktilisemad asjad, seal peab olema sündmuste ahel, seal peab olema areng, mida on põnev jälgida, ootamatud lood, tegelased, kes on piisavalt mitmeplaanilised, et nad meile tunduks päris inimestena, et toimuks nende areng loo käigus ühel või teisel moel ja et see oleks lihtsalt püütud kirjutada võimalikult hea hooga, võimalikult mõnusa lausega. Midagi sellist on võib-olla esimesed komponendid, kui ma päris praktiliselt mõtlema hakkan. Ma just mõtlen, et väga sageli, noh, ma olen vaadanud siin ka erinevaid näiteks Youtube'i videosid, kus õpetatakse kirjutamist, et seal hästi tihti tuuakse välja need noh, nii-öelda žanri retseptid, et mis on need, et see samm, see samm, see samm, et kas sul on tunne, et need sellised väga niimoodi punkti ja kavakindlalt kirjutatud raamatud, kus sa tead, et nüüd kolmandas peatükis toimub pööre ja noh, et kõik need elemendid on justkui nagu veel läbi kirjutatud ja need on olemas. kas see on ainukene asi, mis teeb sellest loost nagu hea loo? no loomulikult mitte, ma arvan, et sinna peab ikka see autori panus ja mina ka sisse mahtuma, aga samal ajal neid õpetusi, ega neid ei tasu alahinnata, eriti alustavatele kirjutajatele, ma arvan, need on väga, väga head juhised. Et alati saab siis, kui oskad nii-öelda puud joonistada, võib minna pärast seda kõiki reegleid rikkuma ja joonistada midagi sinule isiku pärast ja hoopis midagi ootamatult. aga ma arvan, et noh, kui vaadata ka näiteks, ma ei tea, kes oskab niimoodi vaadata neid Ameerika sarju või midagi, kus samamoodi sa tegelikult tead, et nad on üsna reeglipäraselt üles ehitatud, et täpselt kust tuleb, mis osas tuleb kulminatsioon, mis osas tuleb pööre, mis osa on armastusele pühendatud ja nii edasi. et tegelikult need välja töötatud vormid oma veidral kombel töötavad, aga ainult juhul, kui sinna vormi ümber on ehitatud väga omapärane ja ootamatu asi. aga samal ajal, kui see vorm on selge, siis ei keela mitte keegi seda vormi minema heita ja teha absoluutselt midagi muud. ma just ise avastasin, et ma ka loen nüüd raamatuid natuke teise pilguga, et ma olen neid nii-öelda reegleid, kuidas kirjutada seda või teist lugu jälginud ja siis vahel on nagu nukker, et vaatad, et jaa, see tore tegelane, et ega see vist kaua ei ela, et reeglid näevad ette, et ta peab varsti surma saama. et see nagu no kui võtab seda ära natuke autor ei rõõmu ära. suuda peita, kui seda autor ära ei suuda peita, siis on, ma arvan, veits niru pigem. Need reeglid ei tohi tingimata välja paista. ma küsisin seda vist pisut, aga äkki täpsustaks, et kuidas sa jõudsid nende romaanide juurest teatri juurde? et see noh, ei ole väga selline imestama panev samm, aga see on selline omapärane või huvitav. et kuidas teater sinu juurde tuli? Mm, ega tal otsest niimoodi selles mõttes narratiivi ei olnud, et ma tahtsin järjest kuidagi mingist teed pidi kuskile minna, et eks see oli üsna juhuslik kõik. kui ma õppisin Maaülikoolis Tartus, siis lihtsalt hakkasid mu tekstid muutuma veidi pikemaks, võtma mingeid vormistatumaid kujusid, kus siis viimasel kursusel valmis see 2 grammi hämaruseni, sellest indu saades. ja õnneks selline inimene nagu Doris Kareva, kellele ma saatsin tookord oma teksti lugeda ja olen talle surmani tänulik, et ta võttis selle teksti ja aitas selle välja anda, sest ma arvan, et see on see kõige esimene hetk, kus ma sain natuke enesekindlust ja tundus, et öeldi, et jah, võid küll, et täitsa midagi on. ja siis sealt edasi tulid need 2 järgmist lugu. ja
ma lõpetasin Maaülikooli ära, tulin Tallinnasse tööle, aga sain aru, et see eriala, kuhu ma sattunud olin, võib-olla ei olnud see, mida mu hing tegelikult ihkas ja siis täitsa juhuslikult kuskil internetis märkasin teatrikooli katseid, et on, ja ma ei teadnud enne seda, et lavakunstikooli üldse võetakse ka kirjutajaid inimesi, sest tegelikult tookord, kui ma sisse astusin, siis oli alles teine lend dramaturge, kes kooli võeti ja kuna ma parasjagu äh, ei osanud ennast paigutada sellesse konteksti, kus ma seal tööl olin riigiametnikuna, siis ma mõtlesin, et hüppan pea ees tundmatusse ja lähen sinna teatrikooli katsetele, kuigi sain aru, et kõik teised, kes sinna sisse astuvad, on jupp maad nooremad kui mina, et ma olin otse keskkoolist tulnud õpilastega võrreldes 7 aastat vanem juba, sest üks ülikool oli juba selja taga. aga õnneks ka teised just dramaturgi ja lavastaja kandidaadid olid tollel hetkel veidi vanemad kui näitleja kandidaadid, nii et kuidagi ma sinna sisse sain ja selle hullumeelse lavakunstikooli 4 aastat kaasa tegin ja kuidagi kooli ajal pidid dramaturgi tudengid ka lavastaja ülesandeid lahendama ja katkendeid lavastama ja nii edasi ja kuna ju siis oli piisavalt see sellisel tasemel, et kooli lõpus Elmo Nüganen kutsus mind Linnateatrisse tööle mitte dramaturgina, vaid lavastajana. Ja nii see läks. Kas sa saad äkki seletada, et mis vahe on dramaturgil ja lavastajal? No dramaturg on põhiliselt ikkagi see kirjutaja inimene ühel või teisel moel, kas ta loob originaal, näitemängu, dramatiseerib, otsib tekste teatrisse. teatris on selline, enam-vähem igas teatris, ma arvan, on selline siis tuba, mida kutsutakse kirjandustoaks, kus istub 1, 2 või 3 dramaturgi, kes noh, lisaks sellele, et koostavad kavalehte, loevad tekste, pakuvad lavastajatele välja ja teevad kõike seda, mis puudutab kirjutamist. On ka lavastusdramaturg olemas, mis tähendab seda, et see dramaturg tuleb koos lavastaja ja näitlejatega proovisaali kaasa ja kirjutab üles, kui seal näitlejad näiteks improviseerivad, kui kohapeal midagi tekib ja siis üritab vormistada seda hiljem mingisuguseks teatritekstiks. Ja lavastaja on see, kes, kui ta on tekstide põhjal lavastaja, võtab selle teksti või vahel on väga sageli on dramaturg lavastaja ühes isikus, nagu mina ise. Et ma tavaliselt, kui on vaja mõnda romaani dramatiseerida või inglise keeles tõlkimisega saan ka hakkama. Ja, või on vaja midagi originaalset kirjutada, siis ma endale tavaliselt need tekstid olen võimeline ka ise kirjutama. Siiamaani vähemalt, mis ei tähenda, et ma kellegiga koos tulevikus ei pruugi teha. Ja siis kutsub kokku trupi koos teatri peanäitejuhiga läbimõeldult, koostab meeskonna, kutsub kunstniku, kostüümikunstniku, videokunstniku, helikunstniku, helilooja ja viib proove läbi ja püüab siis sellest kas ideest või tekstist vormida ühe lavastuse, mis esietendub. Kas sa oskad kuidagi anda nõu, et kui inimene kirjutab, et ta, et ta võib-olla on ka nagu kahe vahel ja mõtleb, et mis täpselt see tema koht on, et kas ta peaks olema kirjanik või temast võiks saada dramaturg, et kuidas ta aru saab, et üks või teine? Ähm, kas sa oskad mingisugust nippi anda, sest et ma väga palju kuulen kirjanikel just sedasama, need kannapöörded on väga tavalised. Et algus on kuidagi teistmoodi ja siis see kirjandus või mis iganes saab selleks põhiasjaks, tuleb hiljem. Ma arvan, et ega tegelikult ju ei pea need kaks inimest või kaks asja eraldi olema, nad mahuvad väga ühe inimese sisse ära, kõik võivad kirjutada luulet, proosat ja draamat täpselt samal ajal üheaegselt, aga seda, kas juba põhjalikumalt ennast teatriga siduda, ma arvan, seda tunneb igaüks iseenda sees ära, kui palju talle teatris käia meeldib, kui palju talle teatrist vaadata meeldib, kui palju talle põnevust pakub, et see tekst liigub edasi näitlejate kätte ja hakatakse seda tema mõeldud maailma kuidagi ellu äratama.
aga mis ei tähenda, et näitendi kirjutaja järgmisel hetkel ei või mingisugust haigut kirjutada. ja seda muidugi. Kas ütleme näiteks sellises olukorras, kus kirjanik tunneb, et ta on nüüd ühe raamatu kirjutanud ja see raamat võiks väga hästi olla näidend ja ta tahaks sellest ise näidendi teha. kas oskad seal mingisuguseid kuidagi nõuandeid anda, et kuidas seda teha? sest noh, raamatute pikkus esiteks ju varieerub, samas mulle tundub, et näidendite pikkus, see küll ka varieerub, aga noh, inimestel on teatud piirid, kui palju nad jaksavad istuda ühe koha peal vaikselt korraga. Et see tuleb nagu mingisugusesse ajaraami panna, et seda ei ole võimalik päris, noh, teatris on teatavad piirangud, mida romaan noh, ei pea võtma. Jah, seda küll. Samal ajal, nagu sa ise ütlesid, ei ole. Võib kirjutada täpselt nii, kuidas endal kõige õigem tundub, aga jah, üldjuhul, kui ma ise teen, siis ma ikkagi enam-vähem püüan mõelda, et see koos vaheaega sinna maksimaalselt 3 tunni sisse ära mahub. Midagi parata ei ole tõesti, pikemal moel võib hakata see vastu töötama, välja arvatud, kui vahel tõesti mõni lugu on nii gigantne ja sul on päriselt millegi ülihuvitavaga see 5 tundi ära täita. Et kui näiteks Linnateatris Elmo Nüganen tegi Tõe ja õiguse teist või 4. osa, siis need mõlemad kestsid 5 tundi ja ma arvan, et ma olen mõlemat lavastust oma 10 korda näinud, ilma et see 5 tundi kuidagi pikk tunduks. Noh, pisut alla 5 tunni, aga põhimõtteliselt, et kui seal on sisu, siis olgu nii pikk, kui vaja on. ma just mõtlesin, ma näen Tammsaaret sinu õla taga riiulis pika rivina. et, Ja et noh, ma ise olen mõelnud, et see võib olla päris keeruline või vastutusrikas, et kui sa mõtled, et mis sa sealt raamatust võtad ja mis sa välja jätad. Et see ju tegelikult annab sellele loole mingisuguse teise suuna või teise tendentsi. et ma saan aru, et sa dramaturgina pead tegelikult siis ka noh, ütleme, kui seal raamatus on mitu teemat, siis võib-olla valima ühe teema või kuidagi mingit teemat rõhutama. kuidas sa selle vastutuse võtad või kuidas sa otsustad, mis see on sisetunde küsimus. ja see on paratamatult, et sa ei saa panna täies mahus 500, 570, 700 leheküljelist romaani teatrilavale. Midagi pole parata, lihtsalt see ajalises mõttes ei ole võimalik. Aga ma arvan, see tulenebki sellest, et sa lavastajana, dramaturgina ise tead, kuhu sa selle rõhuasetuse tahad panna, millist lugu sealt seest sa kõige rohkem tahad jutustada. Ja vahel on ka niimoodi, et ega ühte lugu on võimalik jutustada niimoodi, et sa ei stardi selle loo algusest ja ei lähe lõpuni välja. Ma mäletan, et hea näide kunagi samamoodi minu õpetaja Elmo Nüganeni lavastus Kuritöö ja karistus ja ei alanud sugugi pihta sellest hetkest, kui romaan algab, vaid see läks juba kuskilt sealt keskelt lahti ja selle käigus me saime vihjetest aru, mis eespool oli toimunud. Ma arvan, et sellise vormi leidmine ongi selle dramatiseerimise kõige olulisem osa, et kust sa hakkad lugu jutustama, milliste vahenditega sa hakkad jutustama ja nii edasi. meil see ajaline limiit hakkab vaikselt täis saama. kas sa oskad öelda mõned head põhjused, miks inimesed peaksid rohkem raamatuid lugema ja rohkem teatris käima? sest kurdetakse ju, et ei loeta ja ei käida. Ma arvan, kõige olulisem põhjus on see, et see on täiega äge. See, kui sa saad lasta oma fantaasia raamatut lugedes lendama, käia kohtades, kuhu sa päriselt võib-olla ei pruugi sattuda, elada läbi situatsioone, mis sinu endaga ei pruugi juhtuda. Minul isiklikult on kõige suurem motivaator see, et see on lihtsalt jube äge protsess, mis puudutab lugemist. Aga mis puudutab teatris käimist, siis samamoodi ma arvan, et need, kes seal korra või paar ära käivad, saavad aru, mida see tähendab, kuidas salaja pimedas pealt vaadata mingit põnevat elu justkui teiste inimestega juhtumas. See päris inimeste energia, mis sealt lavalt saali tuleb ja kuidas sa sündmustest osa saad, kui see lugu, mida sa teatris vaatad, on piisavalt põnevalt ja ägedalt ja vaimukalt ja ootamatult ja kriipivalt lavastatud, siis see emotsionaalne elamus on lihtsalt nii vägev, et selle nimel tasub teatrisse minna. aga aitäh sulle, väga huvitav oli sinuga rääkida. suur tänu. Aitäh!
aitäh ja palju edu!